Head Objektiivi lugejad, head annetajad, head sõbrad. Seekord lükkan Objektiivi kevadise annetuskampaania käima mõned nädalad varem. See on kampaania, mis on meile alati teatavas mõttes elu ja surma küsimus. Kas püsime pinnal ja saame oma tööga jätkata või tuleb meil midagi koomale tõmmata ja kokku pakkida? Käesoleva aasta sügisel 19. oktoobril möödub Objektiivi asutamisest 10 aastat. Tervist, head sõbrad! Portaal objektiiv.ee on avatud. Sel puhul kasutan võimalust, et südamest tänada kõiki neid inimesi, kes oma annetustega on võimaldanud meil dekaadi jooksul välja kujuneda arvestatava järgijaskonnaga meediaportaaliks. See on tegelikult omamoodi ime, mida me koos teiega oleme saavutanud ning minu siiras tänu kuulub kõikidele nendele tuhandetele ja tuhandetele inimestele, kelle toel me oleme Eesti meediamaastikul hoidnud rinnet ja võidelnud head võitlust. Suur ja südamlik tänu teile kõigile. Me kõik teame, et valitsuse ogara maksupoliitika tulemusel kärbub Eesti majandus juba mitmendat aastat järjest. Seda enam olen tänulik teile, head sõbrad, kes te peate oluliseks toetada oma annetustega konservatiivset ja meie kultuuri alusväärtusi kaitsvat meediat. Objektiiv on käesoleval aastal astunud ühemõtteliselt vastu globalistide rohekommunismile ja maksumaksja miljardeid röövivale tuuletööstusele, mille plaanide kohaselt muudetaks armas Maarjamaa ja tema rannad üheks suureks tuuleturbiinitööstuseks, nii et linnas oleva laga eest poleks enam võimalik isegi metsade ja merevaikusesse hingama tulla. See õudus tuleb Eestis lõpetada ja seepärast olemegi Objektiivi veergudel lakkamatult seisnud nii artiklite, uudiste kui ka arvamussaadete ja intervjuudega meie maa lagastamise ja maksumaksjate raha kantimise vastu. Neid intervjuusid kavatsen muuseas teha veel mitu, nii et püsige kindlasti lainel. Teine absurdne ja košmaarne projekt on Rail Baltic, mida hoolimata sellest, et see Eesti piirist kunagi edasi ei lähe, ehitatakse maksumaksja miljardite eest Pärnusse või siis parimal juhul Häädemeestele. Ka selles teemas on tulemas mitmeid artikleid ja huvitavaid intervjuusid. Objektiiv on pikalt, veel enne Donald Trumpi rahupoliitikat, seisnud vastu rahvusvahelisele sõjaparteile ja tauninud lakkamatult absurdset sõja õhutamist Venemaa suunal, nagu ka üha suureneva maksukoormuse all ägava Eesti rahva raha kantimist sadade miljonite eurode ulatuses Ukrainasse. Hiljuti olen teinud ka intervjuusid inimestega, kes on jäänud Eesti justiitssüsteemi ja prokuratuuri ehk süvariigi omavoli kätte. Viimati mainitud on ainult mõned nendest teemadest, millega lähiajaloo kõige Eesti ja perekonnavaenulikum valitsus meie maad ja rahvast hävitab ning millele kõikide enda käsutuses olevate vahenditega meie siin vastu seisame. Ja me ei viska seda võitlust põõsasse, vaid jätkame teie abiga, head sõbrad, nagu ikka. Palun, et toetaksite Objektiivi tegevust kevadkampaania raames sellisel viisil ja sellise summaga, nagu on teile jõukohane. Kampaania eesmärgiks on koguda järgmise poole aasta tegevuskuludeks vähemalt 65 000 eurot. See summa kulub meie toimetajate tasustamiseks, stuudio ülalpidamiseks, kaastööliste honorarideks, piltide ja programmilitsentside arveteks ning meediatööks vajalike vahendite uuendamiseks. Ja oleme ausad, pooles aastas jääb sellest isegi puudu, kuna pea kolmandik igakuisest eelarvest läheb riigikassasse maksudeks. Ent teie abil, head Objektiivi sõbrad, saame me hakkama ja jätkame oma tööd. Aidake meil Objektiivi oma võimalikult helde toetusega edasi teha. Veel kord suur ja südamlik tänu teile.